postprotsessualist. Ma olen postprotsessualist. Ma olen postprotsessualist. Jah, ma olen postprotsessualist. Postprotsessualist. Ma täpselt ei teagi, kuidas see kõik alguse sai, kuidas sai minust arheoloog, kuidas sai minust postprotsessualistlik arheoloog, aga mulle meeldis väiksena liivakassis mängida. Ma mäletan, et ma ehitasin suuri linnu. Ma ei tea, kuidas ma olen jõudnud sinnamaani, kus ma olen jõudnud. Aga eks me kõik näeme maailma isemoodi ja me tajume maailma läbi enda meelte ja seega on meie kõigi maailm erinev ja nii on ka kõigi inimeste mineviku maailm erinev. Mina usun, et me peaksime proovima ennast panna samasse situatsiooni nagu muised inimesed, tunnetada neid samasid asju nagu nemad, oma kõigi meeltega kuulata, maitsta, kompida, panna endasse sellesse samasse situatsiooni ja siis me võib-olla mõistame, mida nemad võisid mõelda. Tänapäeva arheoloogid aga hoopis nivelleerivad maapinda, määravad poti kildude koossisosu, nummerdavad leide, kasutavad sõnu nagu postprotsessualism, mis minu hinnangul viib meid üha kaugemale muistsetest inimestest. Muistsed inimesed ei kirjutanud teadusartiklid, seda teeme meie. Kas nüüd on kõik, ma peaksin veel midagi ütlema? Olen Tuuli, olen 22-aastane ja ma pean teile tunnistama, et ma olen postprotsessualist. See kõik sai alguse juba lapsepõlves, varajases lapsepõlves, lasteaias, kuni taus olla. Iga asja juures ma seisatusin ja küsisin, mis see on ja pakkusin oma variante. Pidevalt on mind vaevanud sellised küsimused nagu, miks ronk on nagu kirjutuslaud ja neil põhjuseil ma õpingi arheoloogiat. Leian, et arheoloogia on võti minevikku, aga millisesse minevikku on juba tõlgendajate teha. Tähtsamaks pean ühiskonda, mida tuleb näha komplekssena. Erinevad inimesed, erinevad staatused, naised, mehed, lapsed. Jah, loomulikult oleme mõjutatud kaasajast, kus elame. Varem sajandeid püsinud stereotüüpsed arusaamad meestest ja naistest on seatud kahtluse alla. Kes on üldse mees? Kes on naine? See kõik peegeldab ka arheoloogias. Võib küsida, kas binaarne tööjaotus üldse eksisteeris? Mis on üldse meeste tööd, mis naiste tööd, mis on need tänapäeval, aga mis olid need pronksi ajal? Nimetatud teemade üle mõtiskledes tuleks meeles pidada, et mineviku inimesed polnud staatilised puupujukesed, vaid elavad ja hingavad inimesed ja nende ühiskonda kirjeldades ei tohi karta juhinduda emotsioonidest. Ja kas te olete endaga rahul? 8,6. Tere, mina olen Mihkel, olen 25-aastane ja ma olen postprotsessualist. Minust sai postprotsessualist varases lapsepõlves, kui mind tabas Jumala ilmutus. Me elame materiaalses maailmas ja see on mündi üks külg. Mündi teine külg on see, et me elame ühtaegu ka kultuuriliselt konstrueeritud maailmas. Mis tähendab seda, et materiaalsed asjad on alati valmistatud teatud sümboolsete tähenduste taustal. On sümbolid, mis peegeldavad oma loojate teatud mõtteid, ideid ja uskumusi.
Võime kasutada sümboleid. Ongi inimesele väga oluline tunnus ja ilma sümbolistlikku koodi mõistmata ei ole meil võimalik inimkäitumist seletada. See ongi põhjus, miks arheoloogid, nagu mina, oleme viimasel ajal järjest süvenenumat tähelepanu hakanud pöörama sümbolite rollile minevikuühiskondade Mina olen Arne. Mina olen veidike noorem kui Nahaliina elanikud ja nahakaupmehed. Ma olen postprotsessualist sellepärast, et 3 nädala eest selgus, et ma olen elanud 21 oma eluaastat kalmistul. Ma olen eestlane. Minu esivanemad on aastasadu siin elanud. Ma olen nende sugu ja puud uurinud ja ma arvan, et siin olemine on mulle õnn. Eestlaseks olemine on minu ideoloogia ja sellepärast ma uuringi arheoloogiat. Ma olen postprotsessualist. Tulge minu järgi Truuta Nahaliinale. Truuta Nahaliin avastati 2004. aastal, kui Liinujärve kõrge kalda pealt veesilma ümbrusest leiti käsitsi keraamikatükke. Kohanime järgi see paik üldse avastatigi. Rahvajutt kõneleb selle kohta veel praegugi, et kunagi olnu seal nahaparkali elanud, millest mägi ja järv oma nime saanud. Vanasti, kui vesi kõrgem oli, siis moodustasid järved veetee, mida mööda paatidega sai Võru pool käia. 2011. aasta suvel toimusid mäel väljakaevamised, mille käigus leiti sütt ja savinõukilde. Üks neist oli kauni laine ornamendiga importkeraamikakild Pihkvast, mis dateerib Linnamäe viikingi aega. See dateering võiks kinnitada pärimust ja võib-olla on tõepoolest rahva seas säilinud jutt viikingiaegsetest kopranahakaupmeestest, kes oma toodangut ida poole müüsid. Kuid kindlalt seda tõestada ei saa. Nüüd on postprotsessualistide kord kasutada oma teoreetilisi võimeid ja ehk tuua selgust, mis Nahaliinas päriselt toimus. Tõlgendada tuleb südamega. Jah, ma olen naine. Ilma naisteta ei oleks elu. Nahaliin on sümbol. See järv on sümbol. Mägi on sümbol. Allikas on sümbol. Mina olen sümbol. Naised on sümbol. Aga pärimusmäe kohta on 1000 aasta jooksul liikunud suust suhu ja pole välja surnud nagu viirus. Ja seda me täna teame, et viikingaegsed eestlased rajasid siia selle Nahalinna. Minu esivanemad ehitasid selle Nahalinna. Minu esivanemad ehitasid selle linna oma meeste musklirammuga. Ja naised olid abiks. Ma tunnetan seda mäge oma kehaga. Ma haistan seda Nahaliina. Ma tunnetan seda maapinda enda kätega. Seda lund. Ma maitsen seda Nahaliina.
maitses külmalt. Siin me siis suvel kaevasime, siin oli niisugune suur kaevand, aga leidsime mõned potikillud, veidi sütt, paar mürsukildu, aga see, et siin kunagi olid inimesed, on siis ainult jäädvustanud nendes väheses leidudes. Kuidas me läbi nende leidude jõuame inimesteni, see on väga palju raskem küsimus. Mina arvan, et me peaksime ennast võimalikult palju panema samasse situatsiooni, kus need inimesed minevikus olid. Ja näiteks siin me näeme allikat ja siin samas allika ääres tegutsesid need muistsed inimesed. Võib-olla nad hoidsid oma nahku siin veekogus, võib-olla nad ei joonudki seda vett. Aga ma arvan, et kui meie nagu füüsilised kehad, nagu nemadki, kes kanname samu geene nagu nemadki, kes räägib eesti keelt nagu nemad rääkisid, siis me saame tajuda enda meeltega. Ma saan vaadata taevast, ma saan vaadata maad, ma saan mõelda, mida nemad mõtlesid samamoodi ja ma proovin mõista neid inimesi, sest ma arvan, et see on kõige olulisem arheoloogias. Praegu ma tunnen, kuidas mu jalad vaikselt külmetavad, kuidas õhk on täis niisugust niiskust, udulõhna. Puud on vihmapiisus ja see on kõik seesama, mida need muistsed inimesed võisid ka siin samamoodi kogeda. Ka nendel võis olla külm, ka nemad võisid olla näljased. Nemad rassisid, ehitasid selle kõik palke. Mina ainult praegu proovin tunnetada neid. Ja see asi, see tunne, mis mul siin mäel on, see kahjuks ei kajastu üheski kaevamisaruandes ega inspektsioonis. Aarnega siia Linnamäele tunnen ma paratamatult musklite üleküllust. Nende mõtted, kui nad vaatavad seda Linnamäge, on seotud võimuga, seotud meiste tegevusaladega, kuid nad unustavad ära ühe. Muinasaja ühiskond oli väga mitmetahuline. Ka naistel oli seal oma roll ja kindlasti oli ka neil oma osa Truuta nahaliinas. Milles kõnelevad meile leiud? Pealmiselt küll potikillud. Kes need tegid? Kelle käsi voolis neid? Kes neid kasutas igapäevaselt? Kui me mõtleme muinasaistlaste peale, kas kohe ei löö pähe mitte maskuliinse lembitu pilt? See on väär. Nahaparkalid, need võisid, mida mõtlesid nende naised, kus olid nende naised ja miks nemad ei võinud selle tööga olla seotud? Ma arvan, et on tagumine aeg võtta kõike seda arvesse Truuta nahaliina tõlgendamisel. Imestan, kui kõrgele nad on selle linnuse rajanud. See astang on üüratu. See on üüratu kõrge. 1000 aastat tagasi oli siin muidugi pilt teistsugune. Puid ei olnud. Oli lage. Ja me võime ette kujutada, et kui siin nüüd mööda järve tulid laevad, paadid, nahakoormatega, võime veel ette kujutada loomulikult seal kaldastangul kaitserajatist, mingit tara näiteks. Ja me võime ette kujutada, kui ääretult võimas oli see pilt, mis avanes. Ja loomulikult võime ka võtta vastupidi, et pilt, mis avanes linnuses olevale inimesele, näiteks tornivahile, et see oli samuti ääretult võimas ja loomulikult kontroll ümbruse üle oli väga hea. Me jõuame selleni, et on sulaselge, et miks inimesed on rajanud oma asukoha, oma linnuse sellele kõrgendiku pealsele. Põhjus on see, et nad on
tahtnud manifesteerida oma võimu. Nad näitasid, kes nad olid võõrastele kaupmeestele ja ka ümbruskonna kohalikele elanikele. See oli tõeline prestiižne koht. Siit läks ühendatud järvede veed läksid kaubateega nagu Võru suunas, kus siis ilmselt olid kokkuostjad. Ja miks ta üks huvitav koht paistab olema, et nii tohutult järsk serv on siin. Et kaitseseisukohalt oli teda hea nagu siit võib-olla kaitsta. Kui sealt takkapoolt sai üles tulla, siin teisel pool on võimalus veel allikast vett saada. Vaevalt, et nad nüüd päris siin pidevalt elasid, aga siis põldu ilmselt nende küngaste otsas harida oli raske, aga võib-olla oli see siis teada-tuntud laevade maandumise koht või midagi taolist. Või mis teie arvate? Siis mängida. Ma olen eestlane. Siin on muistsed kivid, mille me leidsime siit. Needsamad kivid asetasid enda kätega muistsed inimesed siia. Ja praegu, kui ma puudutan neid, siis ma tegelikult ju ei tõsta neid, ei aseta neid. Ma ei tea, kas see udus lonkimine siin vahepeal siin Linnamäel suudab kunagi mind panna samasse situatsiooni, nagu need inimesed olid. Sest nemad ju elasid siin. Nemad ehitasid selle koha. Nemad võib-olla armusid siin Linnamäel, võib-olla nad surid siin. Kui nad tulid tagasi kaugelt naharetkelt, võib-olla tegid head äri, võib-olla said petta, hakkasid seda kauget järve pidi liikuma, võib-olla kauges pimeduses nägid nahaliina tulesid. Mida see neile tähendas? Seda ei saa ma kunagi teada. Kogu see, siin olid nende käigurajad, siin olid nende tuttavad inimesed. Me ei saa kunagi teada. Ma kardan, et me ei jõua kunagi tõeni. Tänane päev on mulle nii palju asju õpetanud. Me ei tea, kui vana on see pärimus tegelikult. Me ei tea, mida need inimesed tegelikult siin tundsid. Me ei tea, kellele kuulusid need esemed. See kõik on nii raske. Me ei saa kunagi teada tegelikult, mis toimus Truuta nahaliinas. Meil ei ole tõde. Igaüks tõlgendab seda muistit isemoodi. Meie tõde on see, et ei olegi tõde. Aga kuhu me edasi saame niimoodi liikuda? Kas me oleme endale tee sulgenud, mis tuleb pärast postprotsessalismi? Pärast meid pole enam kedagi. Me oleme viimased. Postprotsessalistid on postid. Kõik.